Tere tulemast vaatama meie esimest koduvideot. Ma tahaks öelda, et see on minu uus hobi, jäädvustada meie igapäevaelu, peamiselt köögis, koos lastega. Täna oli meil plaanis teha lasagne, meie firma roog. Ja ma otsisin välja meie enda kasvatatud sibulad, natukene puhastasin neid ja kutsusin Krii appi. Ta teeb väga krimpsus nägu, sest sibul ei maitse hästi. Okei, nii et saatsin ta natukene mängima, hakin sibula ise lõpuni ja panen praadima. Samal ajal beebi Kerri magab õues köögiaknal, nii et meie Kriiga saame mõnusalt bondida. Ta on väga tubli abiline juba köögis, just sai 2-aastaseks. Nii et igasugused valamised, segamised, kõik ta tahab ise ära teha. Kõik lapsevanemad vist mõistate mind. Ja nüüd beebi ärkas, issi toob ta ära. Issi on natukene õnnetu täna, sest tal oli väike õlavigastus. Beebi. Beebi on ka natukene purb täna, ma ei tea, tahab väga küljes olla ja on natuke joonsu. Tea, mis mure tal on. Võib-olla tuleb uus hammas, ma ei ole näinud. Aga üritame selle toidu nüüd tehtud saada. Alati aitab tegelikult see, et ta saab olla mul hästi lähedal, saab olla toolis, saab näkse ja siis saab selle toidu tehtud. Nii, nüüd me laome lasagne kokku. Mul on hästi suur lasagne vorm selleks. Alustame minu lemmikkreemist, mis seekord me ei teinud indiapähklitest, vaid tegime päevalilleseemnetest. See läks kõige alla, siis tulid lasagneplaadid. Nüüd Krii aitab mul panna sinna suvikõrvitsad, mis on mu uus, väga äge avastus. Et suvikõrvitsad läheb meie lasagnasse ja teeb selle ainult mahlasemaks ja maitsekamaks. Väga fänname seda. Selleks hetkeks Krii on juba üleni ennast ära mäkerdanud, mis on fine, meil on pesumasin. Niimoodi lähevad need toidu tegemised, midagi teha ei ole. Nii, meie lasagne küpseb 1:15, et lapsed puhtaks. Kõigepealt beebi, ta sai terve hunniku mustikaid. Nii et on väga plägane ja Krii tuleb ka nüüd puhtaks keerida. See segadus ja nõudekuhi pidi seekord natukene ootama. Ma olin nii läbi omadega. Seega vajusime mõnusalt diivanisse. Lapsed said legodega mängida ja meie niisamuti. Mänguasjadega ma üritan küll minna rohkem Montessori rada. Tõesti, kui ma näen, et mingid mänguasjad on liiga ülestimuleerivad või lastele absoluutselt ei paku huvi, siis ma olen viinud nad ajutiselt üles korrusele, lattu. Et kui mingi moment tundub, et nad tahaks nendega mängida, ma toon jälle tagasi. Aga praegu küll, meil on põhilised mänguasjad, legod. Ja ma olen selle otsusega väga rahul. Need on tõesti arendavad, rahustavad, me saame koos nendega mängida. Siin saab rakendada väga palju kujutlusvõimet ja nad on ilusad. Mina, kellele ei meeldi üldse mingid plastmassist mänguasjad, mulle on legod väga nostalgilised ja see lego hunnik seal tundub mulle üliilus. Ja teine ilus asi on meil liumägi, mille Krii ise tegi beebimadratsist. Tal on põhiteema praegu, et saaks liugu kusagilt lasta. Ja teine põhiasi on raamatud, mida nad väga fännavad. Raamatuid vist ei ole mitte kunagi liiga palju. Seega, kui lastel on midagi vaja osta juurde, siis meil on tavaliselt esimene samm raamatupoodi. Isegi beebi Kerri, kes ei ole enam väga beebi, sest ta sai just 11-kuuseks. Edaspidi, ma arvan, et ma kutsun teda ikkagi Elluks, sest see on meil nii sees. Kerri Eleanor, ehk siis teisest nimest tulebki see Ellu Eleanorist.
meie pisike Ellu. Mul on väga raske leppida sellega, et ta ei ole tegelikult ju enam beebi. Ta hakkab suht kohe kõndima ja ta on kohe aastane. Ma olen enda jaoks avastanud, et minimaalselt ikkagi 1 korra päevas võiks pesumasina panna pesema, sest muidu see pesukuhi kuhjub ja see läheb väga kiirelt käest ära niimoodi. Seega, kui me vähegi kodus oleme, siis 4-liikmeline pere vajab minimaalselt 1 korra pesu pesemist. Ja enne, kui lasanja saab valmis, siis ma üritaks ikkagi köögi kiirelt korda saada. Kuna meil söögilaud on ikkagi köögis, siis väga raske on süüa ja vaadata seda kaost. Seega teeme korda, lasanja on kohe valmis. See lõhnab imeliselt. Kui ma peaks küsima Andu käest mis iganes päeval, et kuule, et mis ma täna süüa teen, siis ma võin suht enesekindlalt öelda, et ütleb, tee lasanjat, please. Ja see on tegelikult hästi lihtne ja meile jagub sellest suurest pannitäiest vahest isegi 3 päevaks. Oleneb, kui näljased me oleme ja kui palju söögikordi meil too päev on. Aga lasanja on tõesti meie lemmik söök. Sinna kõrvale katsun ma tavaliselt süüa meeletus koguses hapukapsast. Ma ei tea, see järsku päeva pealt tekkis. Ma ei ole olnud terve elu hapukapsa fänn, aga lasanja kõrvale see peab minema. Ma ei oska seda enam ilma süüa. Ja teine lemmikasi on muidugi ise tehtud kombucha, millega ma alustasin sel aastal nüüd. Ma arvan, et augustikuus äkki. Ja. Väike multika õhtu, hästi lühike. Ja kiirelt mõned pesud kuivama. Ja veel kord on vaja kööki koristada. See ei lõppe kunagi, see töö, mul on tunne. Mitte kunagi. Minu uus hobi on ka saia küpsetamine. Tegelikult, kust ma sain inspiratsiooni, oli Andu. Tema üks päev ütles, et ma olen nii näljane, ma lihtsalt teen saia nüüd. Ja ta tegi täiesti suvalised kogused soola ja glükoosi, aga see tuli siiski imeline. See maitses palju paremini kui mis tahes poesai. Seega ma olin nagu, et okei. Mul on nüüd kinnis idee, et ma mõtlen välja parima lollikindlama retsepti, kuidas iga päev oleks meil värske enda tehtud sai laual. Ja nii on olnud vist nüüd 6 aega juba. Ma ei ole kindel. Vahest ma teen mõni päev 2 saia, vahest ma teen 1, vahest ma teen seda üksi öösiti, kui lapsed on läinud magama. Vahest me teeme seda kriiga 2, sest jällegi mulle väga meeldib, kui me saame koos köögis toimetada ja lisaks, et ta saab mingit käelist tegevust, et ta näeb üldse söögi tegemise protsessi. Tegelikult ma panen absoluutselt kohe tähele ka muutust Krii unes, kui ta ei ole saanud piisavalt käelist tegevust. Ta jääb palju kehvemini magama ja magab palju kehvemini öösel. Seega õues käimine, söögi tegemine koos toiduga mängimine. Ülitähtsad. Ma leidsin ka saia retsepti, kusjuures see oli tõesti kadunud, sest mul on nii käe sees see juba ja ma olin üsna üllatunud, kui ma vaatasin, et mis need kogused olid. Mina teen niimoodi, et 1 saia vormi sisse läheb 400 grammi nisujahu, 60 grammi glükoosi, 1 teelusikatäis soola, 2 teelusikatäit kuiv pärmi, vett umbes 200–250 milliliitrit, nii et tainas tuleks käte küljest lahti. Ja seemneid täiesti tunde järgi. Seda ma ei ole kirja pannud. Aga ma võin seda teha lähipäevil, kui ma teen uued saiad.
Kerkimisega ma olen avastanud, et ikkagi kõige paremini kerkib nii, et kõigepealt lasen 40-kraadises ahjus umbes 50 minutit aegnalt kerkida. Seejärel tõstan selle välja, panen küpsetuspaberiga kaetud saiavormi, lasen veel kord 40-kraadises ahjus kerkida sellel pool tundi ja alles siis panen küpsema ja küpsetan 200 kraadi juures umbes 22-23 minutit, midagi sellist. Kri ei jõua ära oodata, millal saab saia. Muudkui käib piilumas. Aga uneaeg on juba üsna lähedal, seega ehitame jälle Lego autodest rongi ja ehitame maju. Kri üritab ka ehitada ja mitte enam lammutada. Ma arvan, et see muutus paar kuud tagasi, kui tal järsku tekkis tõesti huvi ehitamise vastu. Peale seda me oleme ainult ehitanud. Olgem ausad, minul muidugi kujutlusvõime ei ole nii hea. Mulle meeldib teha autorongi kõige rohkem, panna sinna erinevad loomad peale istuma ja teha lilledest puid. Aga issi meil oskab palju paremaid asju välja mõelda. Seega teinekord ma pean teda rohkem filmima. Aga lapsed olid rõõmsad ja rahul. Sai valmis ja lapsed magavad. Seekord ma ei jäänudki laste kõrval magama. Tundsin, et ma vajan seda enda aega, seda rahu ja vaikust, et olla siis jälle veel parem ema. Ja ma leidsin viimase korvitäie õunu. Aindu isa tõi meile suure hunniku õunu ja me sööme neid siiamaani, mis siis, et nad on natukene krimpsus ja pehmed juba. Aga oma õun on siiski parim. See kombo on minu üks lemmik näksidest õhtul. Mustikad, tatlid, pähklivõiga ja õun ja väike tee, mis võiks veel parem olla. Täna õhtul ma otsustasin, et üle pika aja ma kirjutan midagi mälestuseks lastele ka, täiesti vabas vormis väike päevik. Mulle väga meeldib neile edasi anda selliseid asju. Aitäh teile vaatamast ja järgmise korrani!